Minu külaliseks on Andero Uusberg ja 20 aastat tagasi alustasime koos psühholoogia õpinguid Tartu Ülikoolis. Sellest ajast alates aga oleme erialaselt üpris erinevaid töid teinud, erinevaid teid pidi liikunud. Ander on teinud maailmale ka ringi peale vahepeal ja täna on siis suurepärane võimalus küsida mõningate selliste põletavate ja põnevate juhtimisküsimuste kohta, et kuidas ajuteadlase pilguga võiks kommenteerida, kas ja miks üks või teine praktika on põhjendatud või ei ole põhjendatud. Nii et see küsimus, mis mind huvitab, ongi seotud sellise kuuma teemaga nagu coachiv juhtimine. Et kunagi, kui sa ülikoolis tegid loengut, ma olin seal ka kuulajate hulgas ja rääkisid ühest põnevast nähtusest, et tegelikult aju tekitab sageli nii-öelda kujutluse või tõmmise tulevikust ja see on see, mis aitab siis ka sinna tegelikult liikuda tegevuses. Ja see on just see printsiip, mida coachiv juhtimine ka väga palju kasutab, et mõelda kõigepealt soovitud tulemuse peale ja alles siis mõelda, et mis ma siis tegema hakkan. Aga see on nüüd vastupidine tavamõtlemisele, et kus on niimoodi, et meil on probleem, mõtleme siis, mis me tegema hakkame, et me nagu ei mõtle enne, kus me jõuda tahame, et mis sa selle peale ütled? Jaa, see on väga huvitav seos, et selline tundub, et tõhus ja värske rakenduslik idee haakub sinu jaoks selle küllaltki minu jaoks nagu algselt küllaltki abstraktse ja hoopis teisest kontekstist pärit jutuga sellest, kuidas aju ja psüühika kasutab kujutlust ja võib-olla siis sissejuhatuseks natukene paar sõna sellest, et mis see siis, mis ma mõtlen, kui ma mõtlen, et aju kasutab kujutlust ja sõnum, mis ma tahaksin alla joonida on see, et tundub, et aju kasutab kujutlust mitte sellise juhusliku kõrvalnähtusena või sellise vimkana, vaid see on funktsionaalne, et mitmed ülesanded, mida aju ja psüühika lahendavad, toetuvad sellele, et kasutatakse kujutlust. Mis asi võiks, kuidas me defineerime kujutlust? Et kujutlust võiks defineerida niimoodi, et see on mingisuguse mentaalse representatsiooni aktiveerumine niimoodi, et selle representatsiooni vaste maailmas ei ole aktiveerunud. Toon kohe mõned näited. Et mentaalne representatsioon on lihtsalt teine sõna selle kohta, et üks viis, kuidas mõelda psüühika toimimisest, on see, et need asjad, mis on päris maailmas, kohvitass siin ees ja mingisugused liigutused, mida ma suudan sooritada selle tassiga, et nendest on ajus mingisugune sihuke koopia või märk. Ja kui ma seda kohvitassi olen sellest teadlik, siis see toimub niimoodi, et minu ajus on aktivatsioonimuster, mis esindab seda kohvitassi psüühika jaoks. Ja nüüd võiks öelda, et üks viis psüühikal toimida on niimoodi, et nende representatsioonide reaalsuse vahel on üks-ühene seos. Et tõepoolest siin on kohvitass, minu peas on vastav representatsioon aktiivne ja subjektiivne kogemus on see, et ma tajun seda kohvitassi. See puudutab siis üht suurt osa sellest, mida psüühika teeb, mis on siis nagu maailmast sisendi vastuvõtmine. Teine suur osa, mida psüühika teeb, on maailmaga ümberkäimine, tegutsemine, liigutamine, mingite muutuste tekitamine maailmas. Ja siin võib samu mõistet kasutada, võiks öelda, et kui ma haaran seda kohvitassi ja tõstan ta huultele, siis mul on mingisugune mentaalne representatsioon sellest liigutusest. Ja taaskord on üks režiim, kus need asjad on omavahel selgelt korreleeritud, et ma tõesti, kui ma tõstan seda kohvitassi, siis see representatsioon on aktiivne. Nüüd selgub, et on võimalik jooksutada neid representatsioone sellises nagu simuleeritud režiimis. Niimoodi, et representatsioon on aktiivne, aga maailmas kohvitassi ei ole. Ehk siis, et ma võin olla laua taga, kus ei ole ühtegi kohvitassi ja aktiveerida selle sama pildi ja sellel pildil on, et see võimaldab mul teha, lahendada psühholoogilisi ülesandeid, mida
noh, näiteks loomadel on raskem lahendada, et ma võin ette kujutada seda kohvitassi, ma võin temaga teha mingeid mentaalseid operatsioone, võin ta nagu niimoodi mõttes ümber valada ja ette kujutada, et palju seda kohvi siia laua peale tuleb ja kas ta läheb üle ääre maha või ei lähe. Ehk siis, et ma võin mõelda simuleerides. Et see on näiteks see, miks on näitlejat huvitav jälgida, isegi kui teil ei olegi mingit kohvitassi ega midagi, aga me suudame sinna selle juurde kujutleda. Just. Ja nüüd üks nendest funktsioonidest, mis siis nendel simulatsioonidel on see, et tõepoolest vähemalt ühe käsitluse järgi võiks suurt osa motiveeritud käitumisest, sellest, kus me nagu tahame midagi, me pingutame millegi nimel, võiks seletada seeläbi, et meil on eesmärk, on mentaalne representatsioon mingisugusest maailma konfiguratsioonist, mida veel ei ole ja mida me mingil põhjusel tahaks. Ja siin võib jagada, et mõned eesmärgid on sellised, et on maailma konfiguratsioonid, mida veel ei ole, et siin on tühi laud, ma tahaks, et siin oleks kohvitass. Ja teised on sellised, mida me üritame vältida. Samuti mingid tulevikuseisundid, eks ole, et ma ei tahaks, et siin oleks kuri koer ja et võib-olla ma teen mingeid nagu tegevusi. Ja üks lihtne mudel, kuidas siis mõelda sellest, kuidas inimesed saavad motiveerituks ja kuidas nad kaotavad motivatsiooni, lähtub siis sellest ideest, et kui mul on pilt tulevikust, mida ma tahan, siis ma saan seda võrrelda pildiga olevikust, sellest, kus ma olen. Ja see vahe või see selline distants siis selle vahel, mis ma tahan ja kus ma olen, et tundub, et sellel on selline võtmetähendus sellise nagu vahetu tahte tekitamisel, mis minu jaoks on ka üsna tugevalt selline emotsionaalne. Et on mingi osa motivatsioonist, mis on selline, et ta on nagu mingitel abstraktsetel põhjustel, ma ütlen, et ma tahan, ma ei tea, doktorikraadi või magistrikraadi või ma tahan saada sellisele töökohale või et ma tahan mingit hulka lapsi. Ja sellega võib, aga ei pruugi kaasas käia niisugune nagu viitsimise tunne või niisugune nagu vahetu isu seda teha. Et doktorikraadi suunas töötamisel, et on väga sageli on tugev vastuolu selle vahel, et jah, ma tean, et ma tahan seda, aga ma ei viitsi, ei ole niisugust isu. Ja võiks väita, et see isu tekib siis, siin on nagu niisugused nüansse veel, millest me võib-olla saame rohkem rääkida, aga põhimõtteliselt isu tekib siis, kui selle tulevikukujutluse ja selle olevikukujutluse vaheline distants on nagu piisavalt paras. Et ta ei ole liiga suur ja ta ei ole ka selles mõttes liiga väike. Et hästi huvitav on see, et seal on selline natukene nagu selline nagu optimaalne distants eesmärgi ja tegelikkuse vahel, mis käivitab siis teatud, seal ilmselt on veel niisugused asjaolused, mis peavad kokku langema, aga et see võib käivitada küllaltki sellise, peaaegu ogara nagu isu mingit eesmärki saavutada. No see kõlab juba nagu väga peenikene kunst ikkagi, et kui mõtleme selle peale, et kuidas siis juht võiks oma meeskonnaliikme peas tekitada selle põneva distantsi, et see meeskonnaliige hakkaks ka mõtlema tuleviku peale, kõrvutaks olevikuga, et see vahe saaks ka veel parajalt ära timmitud, et ei oleks nagu et päris peenike. Ma ise mõtlen selle peale, et väga palju on loodud ju ka erinevaid mudeleid, et milline peab üks õige eesmärk olema. No klassikaline vana mudel on see SMART mudel, aga sinna hiljem on lisatud just juurde see, et eesmärk peab olema ka põnev, et see peab olema exciting, nii-öelda väljakutsuv, stretching, et just see, et see jupp ei tohi liiga lühike olla, et muidu Jah, ma arvan, et sul on õigus siin, et see, mida peetakse silmas, kui me ütleme, et võiks ka põnevust peale keerata, on seotud sellega, et seda just nimelt, et seda distantsi tahetakse pikendada. Ehk et kui see natukene siis lähemalt lahti rääkida, et siis et võib joonistada sellise telje, kus siis on see praeguse seisu ja eesmärgi seisu distants ja motivatsioon moodustab siis siukse nagu mäekünka selle telje peale, et motivatsioon paistab olevat kõige kõrgem siis, kui see distants on nagu parasjagu suur, aga mitte liiga suur. Ja see distantsi termin, et ma kasutan seda siin natukene nagu metafoorselt selles mõttes, et tõesti mõnede eesmärkide puhul
on nagu peaaegu otsene distants, on ju, et ajaline. Näiteks on ju, või et tõesti, et ma jooksen mingit 10 kilomeetrit, et ma tean, et on veel minna või on ajaline, aga et sageli see on põhimõtteliselt selline tõenäosuse distants, et millised on šansid, et see asi, mida ma eesmärgiks pean, et ma selle kätte saan, et kui šansid on väga kõrged, umbes 90%, et tõenäosus, et kui ma astun siit välja, lähen siia lähedal asuvasse kauplusesse, et ma saan sealt paki piima, et see on suhteliselt kõrge. Aga et see, et ma ei tea, astun siit välja, lähen lähedal asuvasse kauplusse ja leian sealt tööd, mis kutsutakse, võtakse ametisse näiteks, eks ole, et selle tõenäosus võib olla kaduvväike. Ja nüüd on palju tõendeid selle kohta, et mõlemad need seisundid ei ole kuigi nagu siuksed käivitavad ja siuksed nagu hasarti või seda emotsionaalset motivatsiooni tekitavad. Ja põhjus on selles, et ühel juhul see distants on nii väike, et sellel süsteemil ei ole eriti põhjust täiendavat siukest nagu energiat või ressurssi investeerida sellesse piimapaki saamisesse. Teisel juhul on see distants liiga suur või see tõenäosus on nii väike, et samuti ei ole väga mõtet. Ja siis seal vahepeal on siis selline nagu optimaalsem tsoon, kus käivitub siuke nagu automaatne motivatsioon. Ja üks näide, ma olen siin korra kasutanud hasardi terminit, minu meelest see on selles mõttes õpetlik tõesti, et kui me võrdleme näiteks pangaautomaati ja mänguautomaati, et mõlemast saab raha ja võiks arvata, et nad võiks mõlemad tekitada võrdset elevust. Aga pangaautomaat ei tekita tavaliselt sellist elevust ja et üks seletus on sellele, et seal eesmärk ei ole kuigi põnev, et seal ei ole välja. Ainult laste jaoks, ma arvan. Jah, võib-olla, et just see näitab, et on ju see eesmärgi meil on see sama hasart olemas. On subjektiivne, et kui sa oled laps, kui sa ei tea veel, ei ole lahti hammustanud, kui seda üldse maailm töötab, et siis on sinu jaoks põnev. Ja see, ma arvan, et kui me nüüd arvestame sellega, et on mingisugune selline tõenäosuste distants ja seal vahepeal on mingisugune optimum ja et see võib olla nagu üks viis, kuidas nagu mõelda sellest, et mida ma juhina, kui ma tahaksin olla nagu abiks oma partneri või kolleegi töömotivatsioonile, et kuidas ma sellest nagu olukorrast või kuidas me mõlemad kahe peale sellest olukorrast mõtleme. Ja et esimene samm, mis me saame teha, on see, et kui me näeme nagu liiga motivatsiooni puudust, et me kuidagi tuvastame, et kummal nagu mäeharjal see puudus on. Et on selle hästi klassikaline, millest kindlasti nagu väga paljudes nagu teooriates praktikas on palju juttu, et tõesti, kui inimesel puudub eneseusk, või kui tal puuduvad ka objektiivselt vahendid eesmärkide saavutamiseks, et siis ta jääb selle mäe nagu sellele vasakule küljele, et ta lihtsalt ei näe, et oleks nagu mingit šanssi, et see pingutamine viib mingisuguse eduni. Aga et siis võib-olla tõesti on olukordi võib-olla, mida õlitatumalt töötab organisatsioon või mida professionaalsemad inimesed, kus selle motivatsiooni puuduse taga on siis pigem see, et ollakse selle mäe teisel küljel, kus tegevused on juba nii hästi omandatud ja nende tagajärjed on nii selgelt nagu ennustatavad, et nad on muutunud pangaautomaadiks. Nad on lihtsalt jälle, okei, ma pean selle ära tegema, muidugi see on tähtis, aga et sealt puudub see siuke hasardi element. Nii et see on nagu huvitav, ma arvan, üks siuke mõttemudel, mida saab kasutada, et kus me sellel teljel oleme. Ja siis teine asi, millest me võib-olla tahame pikemalt rääkida, on see, et kui me mõtleme, et millest see distants sõltub, siis me saame tagasi tulla selle juurde, kust me alustasime, et ta on ikkagi nagu võrdlus selle eesmärgi ja tegelikkuse vahel. Ja see võib viidata sellele, et kui ma tahaksin nagu liigutada inimest sellel nagu mäeharjal, et siis ma võin nagu otsida, et kas midagi selle eesmärgi nagu tunnetuse või tõmmise või kujutluse juures või siis midagi selle praeguse olukorra nagu tõmmise juures oleks sellist, mis on nagu ebaadekvaatne selles praeguses olukorras ja mida, eks ole, kas inimene ise või siis mina teda mentordava või toetava inimesena võiks aidata nagu paika keerata. See on nii vahva, et sa räägid just sellest mäest, sellepärast et üks väga klassikaline karjäärinõustamise tööleht, seal peal ongi kujutatud mägi ja seal siis on igasugused tegelased,
et nüüd noh, ja siis palutakse nõustataval nagu leida, et kus tema seal on ja seal mäe peal ja kus ta siis tahab olla 5 aasta pärast ja nii edasi, nii et mägi kõige otsesemas mõttes, aga nüüd siia veel lisandus siis niisugune mägi, et mille peale mõelda, et kus otsas pigem see töötaja aga kas selles mäes on ka see võimalus, et sa lähed üle harja, hakkad nagu teiselt poolt alla libisema? seal on põhimõtteliselt kõik võimalused. Seepärast, et see on täpselt see, et kus mäng toimub kujutluses ja inimene projitseerib ennast sinna mäe peale ja elab seda läbi, kuidas ta seal mäeharja peal on ja kas ta siis libiseb või tõuseb, seda ta juba ise siis kommenteerib, nii et väga, väga jälle põnev seos kuidagi selle motivatsiooni mäega nii-öelda. Aga mis ma tahaks küsida on siis see, et ikkagi see, et kas seal on mingi vahe, et kas me alustame sellest, et kus me täna oleme ja siis mõtleme, kus me tahaks olla või noh, nii nagu ikka on tehtud, et hakkame lahendusi otsima, et nagu kas sageli ei mõelda selle peale, et ikkagi kus me tahame olla. Et või on see kuidagi põhjendatud, et ikkagi enne mõelda siis just, et kus ma tahan olla ja siis hakata mõtlema, mis tegema hakata, et siin on üks nagu huvitavalt konkreetne vastus, et on üks konkreetne teadlane, Gabriela Oettingen on ta nimi, kui ma hääldusega väga ei eksi, kes on praktiliselt ehitanud karjääri sellest, et ta on uurinud seda, et kuidas erinevad sellised eesmärki ja selle saavutamise tõenäosust puudutavad mentaalsed tegevused mõjutavad siis motivatsiooni ja sooritust ja emotsiooni ja niisugust nagu energiataset. Ja et üks oluline selline erisus, mida ta teeb, on see, et võiks eristada selliseid distantsi, mis me enne rääkisime, neid nagu distantsi tunnetust, et mis sisuliselt on siis tõenäosus, et see, et kui ma seisan silmitsi mingi ülesandega ja mul on mingisugune uskumus selle kohta, et kui suure tõenäosusega see mul nagu korda läheb. See on nagu üks tegur, mida ei saa ära unustada ja millest me oleme rääkinud ja mida on siis juba varasemalt ka väga paljud teadlased uurinud, aga et teine tegur on siis mõnes mõttes selline nagu tähelepanuline fookus, et millest ma mõtlen ja mille üle ma juurdlen ja tema on siis võtnud niimoodi hea teadlasena läbi kõik võimalused, mis siis selles olukorras tekivad, et kui me ütleme, et see distants on võrdlus eesmärgi ja tegelikkuse vahel, et siis sul on võimalik mõelda eesmärgist, sul on võimalik mõelda tegelikkusest ja sul on võimalik mõelda mõlemast. Ja siis on eriti huvitav see, et tema on siis uurinud ka seda, et kas on vahet, mis järjekorras mõlemast mõelda, mis on see, mille kohta sina küsid, eks ole, et kas see, et ma nagu alustan sellest, kus ma praegu olen ja siis mõtlen sellest, kuhu ma minna tahan või vastupidi. Ja tema tulemused näitavad seda, et esiteks see, kui mõelda ainult ühest või teisest, et sellel on üldiselt nagu väiksem lootus motivatsiooni mõjutada, kui see, kui mõelda mõlemast korraga. Et kui, ja ma arvan, üsna lihtne on aru saada, miks, et kui mõelda, eks ole, ainult probleemist, on üsna selge, et see ei anna mingit erilist motivatsioonilist võitu ja pigem võib seal näha siukseid nagu vaimse tervise riske, eks ole, et kui me mõtleme kui sa mõtled ainult probleemist sellest risk rumineerimise ja muu sellised ja siis natukene võib-olla selline vähemalt tema töid lugedes tundub, et tema ja ilmselt tema retsensentide jaoks nagu üllatav tulemus on olnud see, et kui inimesed mõtlevad väga intensiivselt eesmärgi peale, niimoodi värvikalt ja kujutavad seda ette, siis võiks arvata, et see on väga kasulik, et see on selline nagu positiivse mõtlemise musternäidis ja ta näitab sükeste vaimukate uuringutega, kuidas see on tõesti meeleolule kasulik, aga motivatsioonile ei pruugi olla, sellepärast et selle tulemuse siuke värvikas ettekujutamine mõnes mõttes nagu ajab aju veidi segadusse, et aju küll suudab päris hästi järge pidada, et mis on kujutlus ja mis on tegelikkus, aga mitte niimoodi 100%. Ja et lihtsustatult öeldes juhtuks see, et kui ma ikkagi niimoodi mängin mõnuga läbi seda tulevikuseisu, et kus on äge, kui mul on see ettekanne tehtud või et ma olen ära minu töös, ma olen ära esitanud mingisugust teksti, mida ma pean kirjutama.
et siis mulle võib hakata tunduma, et see kõik on nii lihtne, see on peaaegu mul käeulatuses ja ma mõnes mõttes nagu jõuan selles libisen sealt mäe nagu teiselt küljelt alla, et see on kõik juba lihtne, mul ei ole vaja pingutada, et on terve rida töid, kus nad näitavad, et pingutus väheneb. Ja nüüd siis jäävad need kohad, kus siis nagu võrrelda ja seal on siis teine süüke natukene ootamatu leid on see, et võrdluse järjekord loeb ja tulevik enne ja hetkeolukord pärast on motiveerivam. On, okei. Juhul, ja siin on nüüd, see läheb natuke kompleksseks, aga see on selles mõttes oluline detail, et ta on motiveeriv juhul, kui sa ei ole sellel mäel liiga vasakus otsas, et kui sul peab olema realistlik ootus, et sa saad selle eesmärgi kätte. Et kui sul on selline realistlik ootus eesmärk kätte saada, siis seda tüüpi lähenemine, et ma kõigepealt mõtlen eesmärgi läbi, siis hakkan kaardistama, et mis võiksid olla need takistused, mis sellel teel on. Siis selline väike mõtteharjutus, et teatud katsetesta siis näitab, kuidas see annab siukse täiendava, motiveeriva tõuke. Aga sa mõtled takistustest? Kui sa mõtled just selles järjekorras. Okay. Ja sa ei jäta takistustest mõtlemata, eks ole, et alternatiiv on see, et ma mõtlen ainult eesmärgist ja siis lähen lõunale. Et see, eks ole, on nagu, ta näitab, et see on, ei anna täiendavat motivatsioonist tõuget, aga et kui sa teed nad mõlemad läbi ja ülesanne ei ole lootusetu, siis sa motiveerud. Samas, kui sa teed nad mõlemad läbi, ülesanne on lootusetu, siis sa mõnes mõttes nagu annad kiiremini alla või liigud kiiremini eemale. Ja sageli võib ka see olla küllalt ratsionaalne vastus, eks ole, et kui sa kas enda või oma ülemuse tõttu, eks ole, üritad saavutada midagi, mis tegelikult nagu ei ole realistlik, et siis võib see, et sellest kiiremini aru saada ja seda oma ressursid investeerida mujale, see võib olla ka päris tore tulemus. Aga et see võiks olla küll üks täitsa konkreetne selline niimoodi piinliku järjekindlusega läbi uuritud tõend selle idee toetuseks, et kui sa alustad tulevikust, siis see raamib sellele järgneva niisuguse diagnostilise mõtlemise nagu adekvaatsemalt ja paremini, et see annab nagu konteksti ja fooni. See on hästi abstraktne, mõtlen, mis oleks siuke nagu realistlik näide, eks ole, et mingisuguse projekti tegemisel või mingi ülesande lahendamisel, et see, et kui ma olen nagu endale nagu maalinud selle pildi sellest tulevikust natukene detailsemalt, siis need valikud, mis teekond on alati hästi keeruline, see on palju valikuid, eks ole, ma hakkan neid valikuid nagu siis nagu hindama tõhusamalt, sellepärast, et ma hindan neid just kui nagu kas takistusi või abivahendeid selle eesmärgi suunas liikumisel. Kui ma alustan teistpidi, et siis on nagu suurem tõenäosus, et ma jään kuidagi kinni, et nendest valikutest endast ma jään nagu hästi palju mõtlema. Suur tänu sulle, Andero. Oli väga huvitav vestlus ja 2 sellist peamist punkti, mis ma sellest vestlusest välja tooksin praktikule. Esimene oli mäe metafoor ja mitte metafoor, aga ka mudel, mis näitas, et motivatsioon on optimaalne ikkagi siis, kui see distants eesmärgi ja tänase vahel on piisav, optimaalne, mitte liiga suur, aga ka mitte liiga väike. Nii et siis selle võiks täitsa kasutusse võtta. Ja teine mõte oli ikkagi see, et kindlasti tasub mõelda selle peale, kus me tahame jõuda, kuhu me tahame jõuda. Ja samas mitte unustada siis seda kõrvutada tänasega ja ka läbi mõelda, mis võivad olla takistused, läbi mõelda sammud. Nii et ainult unistamine ei tõsta motivatsiooni, ei vii sihile, aga unistamine koos sammudega juba väga tõenäoliselt viib. Jah, ma arvan, see on suurepärane kokkuvõte, natukene selgem kui see teemaarendus ja neile ideedele ma kirjutaks alla küll. Aitäh sulle! Aitäh!